sel hetkel, kui nad juhiks said, kas tekkis sinna kõrvale siiras huvi ka selle vastu, mida tähendab inimeste juhtimine, mida tähendab liidritöö. Aga kas need samad meetodid, nõksud, teadmised toetavad mind siin selleks, et neid inimesi motiveerida, et neid inimesi võimustada, et neid inimesi tagasisidestada, et arendada suhtekapitali meeskonda, et luua tiimikultuuri. Ja nüüd, kui juhil ei ole vastavaid isiksuse omadusi ja võib-olla ta ei saa ka piisavalt väljaõpet ja võib-olla tal pole ka üldsegi uudishimu selle valdkonna vastu oma töös, siis selle tulemuseks ongi see, et see barjäär kahjuks sinna vahele tekib. Sest et juht hoiab teatud tegevustest eemale, ta väldib mingeid asju, kuni selleni välja, et mõni juht isegi arvab, et koosolekud on ebavajalikud, rääkimata sellest, et arenguvestlused või üks-ühele vestlused või teadlik eesmärgistamine või teadlik tagasisidestamine, teadlik rolliselguse loomine, teadlik tiimikultuuriga tegelemine. Et see on kõik midagi, mis peaks nagu iseenesest juhtuma. Aga ta ei juhtu. Ja selle tulemuseks ongi see, et töötajatele hakkab tunduma, et juht ei tunne huvi. Ta ei tegele nende asjadega, mis on tegelikult olulised selle valdkonna ja äritulemuste kõrval. Ja seepärast nad halvemal juhul hakkavad oma motivatsiooni kaotama ja juhile tundub, et nad on kaotanud oma pühendust.